Tutvuge meie metsa kõige rahulikuma tegelasega. Karumõmm Hugo. Hugo on see sõber, kes ei torma kuhugi, aga jõuab alati õigel ajal kohale. Kui jängu Sofi hüppab juba 10. küsimusega, istub Hugo rahulikult samplapadjale, muigab ja vastab nii, et tunne on nagu keegi oleks sulle sooja teki ümber pannud. Kus ta pärit on? Hugo kasvas metsas, kus ema õpetas teda kuulama linnulaulu, saisevaid puulehti ja metsasaladusi. Just seepärast käib tal alati kaasas väike korv. Sinna mahuvad maasikad, lilled või mõni muu metsa väike aare. Mida ta hästi oskab? Näha alati suurt pilti. Isegi siis, kui Sofi näeb ainult suurt porilompi. Tõsta, tassida ja aidata kõiki, kes abi vajavad. Rahustada oma sõpru nii, et mured kaovad nagu võluväel. Aga nõrkused? Hugo on vahel, natuke liiga rahulik. Sofi ütleb, et kui tema juba 3. korda hüppab, mõtleb Hugo ikka veel, kumb samm oleks kõige parem. Hugo unistus, et mets oleks kõigile turvaline kodu. Ta tahab saada veel targemaks ja edasi anda kõike, mida metsavanem kord õpetab. Naljakad faktid Hugost. Hugo norskab unes nii tasa, et kõlab nagu mesilane mesilasemaga juttu ajamas. Kui ta proovib joosta kiiresti, kostab ta käppadest väike trummisoolo. Ta armastab mett nii väga, et üritas kunagi mesitaru kallistada. Mesilased polnud sellest nii vaimustuses. Kui peaksid Hugot iseloomustama ühe sõnaga, oleks see ilmselt pehme. Aga tema sees on suur süda, mis hoiab koos nii metsa, Sofit kui ka kõiki väikeseid seiklusi. Ja kui tahad Hugoga lähemalt tutvuda, siis otsi meid YouTube'ist Lulo lastelood.